No tere, mu armsad kaasmaalased. Mina olen siin praegult siis väikse oma jutuga jälle meedias, kuna mul on ilmunud juba välja siis raamat Meie kallid väiksed katsejänkud. Selline lõbus raamat. Ja mina olen professor ja teadlane ja hoolimata sellest, et pandeemia ajal oli teisi palju teadlasi ja arste, kes ei olnud palgal ja rääkisid sama teaduslikult arukat juttu, et see on raha lolitamine ja farmaatsiatööstuse tavaline rahaahnuse trikk. Olin mina palgal ja täna nii, homme naa ja isegi olen vaatevinkleid pärast muutnud ja ärge pange pahaks. See mõned tuhanded inimesed ja need väiksed äkksurmad ja immuunsussüsteem ja kõik see, kus mina tean, mul oli palk ja töö ja ongi olelusvõitlus. Andke andeks. Ja see väike raamat on siis just see, et meie armsad väiksed katsejänkud, sest ma isegi olin katsejänku, me kõik oleme jänkud, elu katsetab meie peal erinevaid asju ja siis ma mõtlesin, kirjutan rõõmsa raamatu nagu sellest. Siis ma kirjutasin oma lugusi näiteks, et esimene lugu oli selles, et olen tegelenud ka jooga, meditatsiooniga, hüpnoosiga ja religioossete asjadega, aga siis lõpuks sain aru ikkagi, arukus võitis, et võrreldes pitsi konjakiga on see kõik aja ja raha raiskamine. Õppisin ka hiljuti ütlema ei, et kui mees ütleb, et on vaja selleks raha, mul hea palk, eks ju, siis ma ütlen ei, on vaja uued saapad näiteks kell mehele, ei. Aga kui sõbrannad ütlevad, lähme jooma, siis ma ütlen ka, miks ka ei alati. Ma ei olegi niivõrd sellise katsejänkude mürgisüsti pooldaja või fanaatik, eks ju, näiteks ma isegi ütleks niimoodi, et kui sul oli raske, siis kes oli sinu kõrval? Oli ikka suits, alkohol, eks ju, ja suhkur, jah. Siis ei olnud su kõrval porgand ja brookol, eks ju, tervislik. Vaat selline küsimus, retooriline. Natuke olen ka oma siis mehes pettunud, kuna meil ei olnud see voodielu niivõrd hea ja mõtlesin ükskord, et panen selle mehele arukuse pähe niimoodi avalikult ja istusime sõbrannadega, mees oli ka seltskonnas, lõbus seltskond, ütlesin sõbrannadele niimoodi kaudselt vihjasin, et ega minu see sass segada voodis nüüd küll eriti kõva mees ei ole. Aga huvitav, et sõbrannad ei olnud sellega nõus. Veel siis mõned reklaami väljavõtted minu armsast sellisest õpetlikust ja naljakast raamatust, katsejänkud. Kas te olete märganud sellist huvitavat fenomeni, et kui sa hommikul ärkad jalanõud jalas üles, siis alati pea valutab. Nii et ärge jalanõudega magama minge, eks ju. Nii, ja kui tal elus on selline rutiin, tuleb ju kõigil rutiin, eks ju, siis tuleb midagi muuta, et istu teleka peale, vaata diivanit. Tee nagu see muutus, julge samm, selle asemel, et diivani pealt telekat vaadata, tee täiesti vastupidine asi mingi. Ma olen ka märganud seda, et vananedes asjad kapis, mis lebavad, eks ju, kõik riided ja kõik lähevad väiksemaks, et see on ka minu jaoks kvantfüüsiliselt täiesti müstiline asi, et asjad lähevad kapis väiksemaks ja meie kui vanemaks just läheme. Ja naised on sellised naljakad, iseenda poolt ka vaatan, et ei tea, mida sa tahad, eks ju. Enne kui sa näed teise naisel seda, siis tekib kohe väga suur huvi ja tahe ja mehele käid peale väga niimoodi üleolevalt ja rangelt. Ja minu jaoks on huvitav ka see, et elad sellist seiklusrikast, huvitavat, mahlast elu ja siis tuleb välja, nagu väljaspoolt inimesed avaldavad oma arvamust, et sa oled alkohoolik. Need viimased siis elumõttelised asjad, et sellist positiivsed asjad, kui kõik pidevalt naeravad su üle, eks ju, siis see ongi väga positiivne, see pakub ju inimestele elu rõõmu, Mees ka ükskord mul läks ära kodust ja ei tulnudki tagasi ja kurb oli ja üksik ja nii ja naa ja siis ma mõtlesin, ma lõpetan sellise üksik olemise ära, võtsin koera, probleem oli lahendatud. Neile veel, kel mees kodus on, siis kuidas meest paremini lõha otsas hoida, on väga lihtne psühholoogiline nipp, mina kui teadlane tean seda, et ei ole paremat asja majapidamises ja kasulikumat kui mees süütundega. Tekitage mehele lihtsalt mingi süütunne, nagu et ta justkui ei vahele millegiga või saate aru küll. Ja selles raamatus, katsejänkude raamatus on siis palju veel huvitavaid asju, aga lõpetuseks ma ütlen siis sellise mõtte, et minu uksed on alati teie jaoks lahti. Palun astuge välja.